olen Kaisa, olen Tavines Eesti treener ja olen olnud Tavinesiga lähisuhetes juba kauem kui 10 aastat. Meil on akadeemia hetkel suletud ja seetõttu ma olen kutsunud teid oma isiklikku kööki ja miks ka mitte, sest köögilaua taga tulevadki tavaliselt kõige paremad mõtted. Tänaseks teemaks on siis blondid, kaunid blondid toonid. 65% salongide värviklientidest soovivad alati oma juukseid kas helendada või blondeerida. Ja tänapäeval moes olevad blondeerimistehnikad nõuavad siis juuksuritelt väga mitmekesiseid teadmisi ja ka väga täpseid ja häid ja kvaliteetseid tooteid nende tehnikate teostamiseks. Tavinesil heledaks värvimise jaoks siis Extra Lift sari, mis siis tõstab juukseid 5 astet. Sellisel juhul, kui me segame teda 40 vollise vesinikuga. Et lihtne matemaatika tehe siis ütleb, et kui me soovime saada 12 astmele, et juuksed ei saa olla tumedamad kui 6-7 aste selleks, et seda tooni saavutada. Kui juuksed on juba tumedamad, siis tuleb teha teisi valikuid. Samuti ei ole kindlasti mingit sellist ühtset retsepti, et segame nüüd kokku 12-2-0-1 näiteks, siin 12-21 näiteks ja meil on alati kaunis blond garanteeritud. Et helendamise juures on väga suure ja olulise tähtsusega see, milline on inimese naturaalne tumedusaste siiski, milliseid kõrval- või kaaspigmente tuleb hakata siis nagu taandama ja neutraliseerima ja pluss ikkagi see, et konsultatsiooni selline fataalne tähtsus selgub ka tihti alles kraanikausis, kui me võtame seal, peseme midagi ära ja vaatame, et oi, et fooliumi alt lahti tehes seal jookseb mingi oranž triip 2 heledama tsooni vahel, et seetõttu nagu konsultatsioon on number 1 teema kindlasti helendamise juures, et ei tekiks sellist tõehetke seal kraanikausis. Et tihti tuleb võib-olla võtta 3 erinevat kaussi selleks, et erinevaid tsoone töödelda eri tugevusega toodetega ja saavutada siis ühtlane tulemus. Hakkame taas tööd tegema, loodetavasti. Siis meil on kindlasti selliseid kliente, kelle juuksed on väga palju välja kasvanud ja ma näitan siin oma selle mannikese peal, lihtsalt on võib-olla lihtsam aru saada, et kui tuleb selline klient, kellel on juuksejuur välja kasvanud rohkem kui 1,5 sentimeetrit, võib-olla siin 3 või 4 või juba 5 sentimeetrit, siis kindlasti me ei saa siia teha sellele osale ainult ühte värvisegu. Et me peaksime hakkama värvi peale panema siit nii-öelda tsoon 2 sel juhul, panema sinna 40 vollise vesinikuga kindlasti ja juure peale siis ma soovitaksin panna 30 vollisega, sest peanaha soojus aitab siin sellel värvil natuke paremini mõjuda ja sel juhul me saame selle tulemuse oluliselt ühtlasema, sest vastasel korral on peanaha juurest läheb värv oluliselt heledamaks kui siin tsoon 2 ja siis tulemus jääb ebaühtlane, et kui sa tõstad juukse pärast üles, siis sa näed, et siin on selline tume rant jookseb. Mitte tume, aga tumedam. Meil tuleb teha otsus, et juukseid pigem värvida ei saa nii heledaks, kui klient soovib. Siis tuleb juukseid blondeerida. Ja Tavinesil on blondeerimise jaoks siis spetsiaalne Century of Light sari. See sisaldab juba juukseid kaitsvat komponenti, Hair Protective Booster ja see tähendab seda, et siia toodetesse ei ole vaja lisada enam ühtegi pleksi juurde, mis siis annab juuksurile ja ka kliendile suurema kindlustunde nende protseduuride läbiviimisel kindlasti. Ja Tavines on mõelnud ka peanaha peale ja peanahale soovitab Tavines teha sellise spetsiaalse segu 2 erinevast tootest. Esiteks tuleb võtta 1 osa Progress pulbrit, mis on sinine blondeerimispulber. Teiseks sinna tuleb lisada 1 osa blondeerimisõli, see on ammoniaagi vaba blondeerimisõli, tolerants. Ja segada need kokku 20 vollise vesinikuga, mida tuleb võtta siis 2 osa. 1 osa pulbrit, 1 osa õli ja 2 osa vesinikku.
alati 20 vollisega, peanahale tugevamaga panna ei tohi. Ja selle segu eeliseks on siis see, et see on dermatoloogiliselt testitud, kindel peanaha pH-le, ta ei mõjuta peanaha pH-d negatiivselt. Ja kui ma olen oma klientidelt küsinud, et kas teil pea sügeleb või kipitab siis ma saan alati eitava vastuse ja seetõttu ma tõesti näen, et selle peale võib nagu kindel olla, et sa ei tekita kahju oma kliendi peanahale. Kui on vaja tõsta juba ikkagi rohkem, teha ekstreemsemaid blondeerimistöid, siis selleks on olemas Progress pulber, mis siis tõstab meil 9 aastat. Sel juhul, kui me segame teda muidugi 40-vollise vesinikuga. Kui me segame näiteks 30-sega, siis ta tõstab 7 astet või kui segame 20-vollisega, siis ta tõstab 5 astet. Ja selle pulbriga siis saab läbi viia kõike selliseid ekstreemsemaid ja tugevamaid blondeerimistöid. Ja ka ütleme see sinine pigment, mis siin sees juba on, siis väldib juba eos ka selle kollase pigmendi esile tulekut. Aga kuna enamus blondeerimistöid me siiski toonime üle selleks, et kollast elimineerida, esiteks sellepärast, teiseks sellepärast, et ütleme selline paljast blondeeritud juus korjab ka väga lihtsalt vees olevad mineraalid enda külge ja ei läiki nii hästi, et soovitame siiski neid alati üle toonida, et juus jääks läikiv, kaunis sile. Tavinesil on selleks View poolpüsi värvisari, mis on siis happelise pH-ga ja sisaldab oliivõlist saadud polüglütseroole, mis jätab siis juuksed väga niisutatuks, läikivaks ja mis on peamine, ta ei mõjuta mitte kuidagi juuste oma melaniini, mis tähendab seda, et kui klient tuleb järgmine kord tagasi, siis nii-öelda sa saad alustada uuesti puhtalt lehelt, et sa ei pea hakkama neid jääkpigmente sealt uuesti nagu eemaldama, et ta kestab 20 pesu keskelt läbi, see muidugi oleneb nagu hooldusest ja kõigest, aga et 20 pesu, aga kui see klient tuleb tagasi, sa ikkagi järgmine kord, kui see toon on isegi sealt natukene ära kulunud juba, siis sa ikkagi nagu tajud, et sa oled sellega teinud, sest see juus on nagu hoopis paremas konditsioonis, ja seda siis tagab nagu see, et see värvihappeline pH. Siis toonid, väga head toonid, 922, millega me saame seda teha, siis kvarts, gloss 978, et kui te võtate näiteks 20 grammi 922, siis 20 grammi glossi ja segate selle kokku siis vesinikuga 1:1, siis väike kollane jääkpigmendike, mis seal juukses veel on, sealt ka elimineerub, et sellega on võimalik saavutada väga häid heledaid toone. Või siis võib võtta ka veel siia kampa kvartsi näiteks, segada 10 grammi kvartsi, 10 grammi 922 ja siis näiteks 20 grammi glossi. Ja siis me saame 40 grammi värvi kokku, mis tähendab seda, et me võtame ka 40 grammi vesinikku 10 vollist. Teine võimalus, mida me saame kasutada juustu toonimiseks, on meil Finest Pigments, saavutada ka selliseid väga häid läikivaid tulemusi, sest see on samamoodi ammoniaagivaba, 98% ulatuses siis loodusliku päritolu koostisainetest, ta on nagu maskvärv, ta on otsepigment, see tähendab seda, et selle võib otse pudelist panna puhastele kuivadele juustele. Loomulikult võib seda alati teha ka eelnevalt blondeeritud juustele kraanikausis, et juuksed lihtsalt korralikult teha rätiku kuivaks, et suurem vesi välja ja siis hoida kuni 20 minutit, aga üldjuhul blondeeritud põhjale aitab ka seal 5-10 minutist. Ta kestab 10 pesu. Siin on meil siis ka sellised toonid nagu pärl, tuhk, mahakoon, liivakarva, et millega siis saab teha selliseid toredaid tooni nüansse eelnevalt helendatud või triibutatud juustele. Ja ma siin mõned retseptid siis võin ka nagu öelda, et näiteks kui võtta 40 gramm pärli, 4 ässi ja 2 grammi mahakoni, siis see on selline väga tore, jahendava efektiga. Ja kui te teete segu, siis loomulikult saab seda ka nii-öelda panna kas kaussi ja kanda siis pintsliga pähe.
või siis näiteks võtta 25 grammi seda pärli ja segada sinna glossiga, saad jaheda tooni, või siis näiteks võtta 35 grammi liivakarva ehk sändi, lisada 15 grammi ash'i ja 25 grammi glossi ja sa saad jälle selle võib-olla, mis sul on tulnud natuke liiga soe see eelne blondeeritud põhi, et sa saad seda nagu jahedamaks muuta. Nii, ja kolmas võimalus on meil siis mask Vibrachrome 5 vollisega tuleb see segada sel juhul. 1 osa värvi, 2 osa 5 vollist vesinikku ja samamoodi võite panna kraanikausis siis eelnevalt helendatud juustele. Näiteks siin 10. rida on meil 10-21, 10-12, mis on väga head sellised jahedad toonid, või siis näiteks 9-22, mis on siis ütleme kollase vastane, eks ju, 9-18, et saab väga edukalt siis teha selliseid jahedamaid tooninüansse. Siin on meil võimalus veel seda jahedat reflektsiooni või peegeldust nagu suurendada siis intensiivtoonidega. On olemas 2 sellist toredat intensiivtooni nagu 0.12 ja 0.25, millega me saame siis värvi hulka lisades teda, ütleme, kui sa võtad 40 grammi värvi, siis maksimaalselt 4 grammi seda intensiivtooni tuleb võtta. Võib alati võtta 1 grammi või 2 grammi või 3 grammi, et lihtsalt seda peegeldust nagu suurendada, seda jahedat peegeldust siis. Ma näitan ära, kus nad siin värvikaardil ka asuvad, et värvikaardil on nad siis meil siin lilla ja sinise piirimail ja 0.25 asub meil siis siin, mis on siis näha, et nad on, ütleme, ka kollast ja oranžikat tooni sellise elimineeriva efektiga. Et kui võtta 10, vaatan, kus meil see 10.21 siin jäi, siis 10.21 ja lisada talle siis juurde näiteks 0.12, siis näiteks 40 grammi võtta 10.21 ja siis näiteks 2 grammi seda 0.12 ja 84 grammi siis 5 vollist vesinikku. Saame just selle sooja nüansi sealt veel juuksest välja elimineerida. Või siis näiteks võtta 10.21 ja 9.22, vaatame, kus meil see sai. Et 15 grammi 10.21, 15 grammi 9.22 näiteks ja 60 grammi 5 vollist. Ja nii edasi ja nii edasi. Et need retseptid on lõputud, mida me võime siin kokku segada kõike, sest meie töö on loominguline ja tänaseks ma selle teemaga lõpetan. Ja kui teil siin tekkis küsimusi või näiteks on tooteid, millega te ei ole ennem töötanud ja te sooviksite nüüd võib-olla rohkem informatsiooni, siis pöörduge palun ProBouteesse, meie müügiesindajate poole, Priidu ja Marja, ja ma soovin teile kõigile siis head tervist, hoidke oma lähedasi, hoidke iseennast, loodetavasti saame varsti tööle ja kohtume teiega uuesti juba akadeemias. Olge terved!